Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Tere head kuulajad, käes on 27. september aastal 2021. Digitund on teiega nüüd eetris ja 2 saatejuhti nagu ikka, Henrik Roonemaa ja Hans Lõugas on teiega. Ja meiega liitub tänases saates veel üks inimene, aga enne tema liitumist, millest me räägime? Me räägime põnevatest uudistest viimasest nädalast ajast ja alustame sellest, et leedukad tegid julge sammu ja uurisid nii-öelda luubiga lähemalt mitut müügil olevat Hiina nutitelefoni ja leidsid sealt üht-teist põnevat. Euroopa Komisjon on samuti teinud julge sammu ja tulnud välja ettepanekuga, et kõikide telefonide ja tegelikult terve rea muude elektroonikaseadmete laadijad peaksid olema ühesugused ja seda kohustuslikus korras. Uus operatsioonisüsteemi põlvkond on välja tulnud Apple'i nutiseadmetele ja meie vaatame korra peale, mis seal siis huvitavat on ja olulist ja põnevat. Ning vaatame peale Apple iOS 15 ja vaatame ka uuele võimalusele, Tallinnas laienenud võimalusele tellida endale robotiga saiakesi ja isegi päris toidukaupu koju. Ning ma arvan, et kui saate lõpuks jääb ruumi, siis räägime veel ühest nädala jooksul laineid löönud karikatuurist ja pikem teema, Hans. Ja pikem teema on meil see, me räägime uuest tasemest oma keha jälgimisel ehk siis nutikast veresuhkru mõõtjast koos sellega seostuvast äpist, mida on testinud meie saate külaline Siim Teller. Digitund. No nii, hakkame siis uudistega pihta ja võib-olla eelmine nädal selline kõige põnevam teade, mis tuli meie väga lähedalt välisriigist Leedust, oli see, et Leedu kaitseministeeriumile alluv riiklik küberturvalisuse keskus, mis ongi varem muide väga põnevaid uudiseid avaldanud, nüüd teatas, et nad said valmis ühe uuringuga. Ja uuringu objektiks olid müügil olevad, samas Leedus siis ja ka teistes Balti riikides müügil olevad Hiina telefonid. Ja konkreetsemalt võeti uurimise alla uuemad 5G telefonid, kuna 5G vaikselt tuleb peale, inimesed ostavad uusi telefone ja see keskus siis tahtis uurida, kas sellistes Hiinast pärit tulevatel telefonidel on mingeid riske, mis kasutajad, tarbijad, mida võiksid teada sellest. Ja mis see juba uurimise selle lähteülesanne ja fookus on minu arust väga põnev, et see ei ole nüüd selline mingi teade, et riigiasutused ei võiks neid kasutada. Või et kui sa kasutad konfidentsiaalset informatsiooni, käitled, siis sa ei tohiks neid telefone kasutada. Vaid selle üsna üldise laadiga soovitus, et vaadake, sellised telefonid on populaarsed meil turul müügil Hiinast pärit ja me leidsime sealt üht-teist. Ja see oli minu meelest päris üldise laadiga konkreetne soovitus visata teatud Hiina tootjate telefonid minema. See, mis pressis levima hakkas. Jaa, see on, iseenesest see raport on ju ka selle ametkonna kodulehel vabalt kätte saadav ja see on tegelikult päris pikk, mitukümmend lehekülge ja katab erinevaid telefonitootjaid, erinevaid mudeleid ja kohati ta on tehniline ja kohati ta jätab mulje, nagu ta oleks tehniline. Aga igatahes väga tõsise moega dokument ja seal siis leiti, et OnePlus on okei, Huawei on enam-vähem okei, ainult et need, ja me siin saates ka rääkisime, et need poed, kust sa äppe saad installida, kuhu Huawei siin nagu ise suuname, et seal on igasugu jama. Ja see jama tähendab ka kahjulikke äppe ja viirusi ja midagi sellist ja Huawei ei tee nagu eriti midagi, et sind selle eest kaitsta. Aga tõsise kisma tõmbasid nad siis üles Xiaomiga, mis on ju suur Hiina telefonitootja ja milles asi on? Asi on selles, et kui sa Xiaomi telefoni ostad, vähemasti ma eeldan, et nad ostsid siis mingi Leedu turule mõeldud mudeli või kuskilt nad see mudel on Xiaomi Mi 10T 5G ehk siis üsnagi
nende valikus tippmudel, mis on siin Baltikumis müügil, jah. Ja kui sa, ja tõesti on isegi, on täitsa ka Eestis müügil ja kui sa seda telefoni esimest korda käivitad, siis telefon ise võtab ühenduse ühe Singapuris asuva serveriga ja laadib sealt alla ühe faili, mille nimi on me add blacklist config ning terve rida siis sinna telefoni ehitatud Xiaomi enda rakendusi käib sellest failist nii-öelda siis juhiseid küsimas või suhtleb selle failiga. Need rakendused on näiteks Xiaomi enda brauser, muusika äpp ja mingisugused sellised veel. Ja mis seal siis on kirjas, seal on 449 nagu terminit või sõna või sellist nagu elementi, mida see telefon kontrollib, et kas nagu mingisugustes materjalides tekstis või graafilises materjalis, mida sinna telefoni ekraanile peaks kuvama, et kas need seal sisalduvad. Ja need on üsna sellised poliitilised terminid, Tiibeti ja muude selliste Hiina jaoks väga tundlike ebameeldivate poliitiliste küsimustega. Ja see on blacklist, nagu faili nimi ütleb, eks, et kui mõni nendest 449 terminist seal on esindatud, selles materjalis, mida sa tahad oma telefoniga nii-öelda või mida see äpp peaks kuvama, siis telefon seda läbi ei lase. Tsensuur põhimõtteliselt. Nüüd paar huvitavat momenti. Selles telefonis ei olnud see funktsionaalsus sisse lülitatud. Ja leedukad spekuleerivad, et tõenäoliselt ei olnud sellepärast, et see on Euroopa turule mõeldud mudel. Aga Xiaomil on tehniline võimalus seda kaugelt nii-öelda iga hetk sisse lülitada. See oli nagu üks asi, mis tuli välja. Ja siis nad ütlevad seal siis huvitava lause, et inglise keeles, ma katsun eesti keelde jooksvalt tõlkida, et usutakse, et selline funktsionaalsuse olemasolu võib ohustada vaba juurdepääsu informatsioonile. Ehk selline üleüldine selline just umbisikuline, et on kahtlustused või midagi sellist. Või keegi kuskil usub. Jah, üldiselt mis see nagu mõistav on see, et meil Euroopas ei ole kombeks, et keegi ütleb sulle, et millised sõnu sa tohid kasutada või ei tohi kasutada. Kui oleks, see röögatu on ju keegi, ükskõik erafirma või riik või kolmas isik ütleb, et saadad sõbrale sõnumi Tiibet vabaks, tema vaatab tühi, sõnumit ei tule, kaob musta auku kuhugi, mis on nagu põhimõtteliselt tehnoloogiliselt kehtestatud tsensuur. Ja vaadates, kus see telefon tuleb, see üldse ei üllata tegelikult. See üldse ei üllata, et tootja on ehitanud sellise viisi, kuidas Hiina riiklikule nagu juhistele nagu alluda. Aga mida see nagu uuring välja toob ja ütleb, et kõik see sama, mida müüakse Hiina turule, see sama müüakse ka siin meie turule, aga võib-olla see on lihtsalt deaktiveeritud ja ma saan aru nüüd õigesti ka see, et see sama, mida sa viitasid, 449 nimeline nimekiri sõnadest, mida ei tohi lausuda, et praegu peaks olema nagu Hiina keeles ka, et me ei kasuta oma vahel Hiina keelt, et see ei ole tõlgitud inglise keelde või leedu keelde või kohalikes keeltesse. Küll aga kuna seda aktiivselt see seade tõmbab selle netist ühest serverist, mis tähendab, et see on siis iga hetk võimalik uuendada, muuta, lisada sinna mis igas muid sõnu, et ta nagu tehniliselt on ta võimalik sul keelata mingite sõnade kasutamine telefonis. Ja, Euroopas ju, ega see päris nii ka nüüd ei ole, eks, et Euroopas mingite sõnade või sümboolika keelamine on täiesti tundmatu suurus, et Eestis mitte, aga Saksamaal on natsisümboolika igasugune avalik kasutamine vähemasti keelatud. Näiteks Läti Seim on 2013 keelustanud nõukogude ja natsisümboolika kasutamise avalikel üritustel ja edasi. See ei tähenda, et omavahel ei võiks me sinuga näiteks hakriste saata, kui me tahame, et sinna usutavasti kellegi karvane käsi nagu sisse ei ulatu, aga kogu selle ürituse juures tuleb meeles pidada, et siin suve lõpust või septembrist on leedukatel tegelikult hiinlastega väga tõsine diplomaatiline kana kitkuda, kuni selleni välja, et nad on üksteise suursaadikud, et Hiina kutsus oma suursaadiku Vilniusest tagasi ja palus ka Leedu suursaadikul koju astuda. Ja on kaubarongid seisma pandud seal ja neil on päris tõsine jama ja põhjus on selles, et leedukad asusid siin üles või sisse seadma diplomaatilisi suhteid Taiwaniga, mis siis Hiinale ei meeldinud ja nüüd kogu Euroopa ajakirjandus jälgib seda väga huviga.
et kas suur Hiina saab Euroopa Liidu ühe siiski väikse, aga liikmesriigi kuidagi nurka suruda ja kasutades muuhulgas ka kaubandust näiteks justkui nagu relvana. Nii et ma arvan, et see leedukate üritus kindlasti mingi oma sellise jälje on see jätnud, et ega nad lihtsalt ei ärganud hommikul üles ja mõelnud, et ei tea, kas see Xiaomi on ikkagi usaldusväärne mitte. Aga täiesti tähelepanuta on tegelikult minu meelest kogu selles jutus jäänud see sõna ad, sest et see server, kuhu Xiaomi telefon pöördub ja selle keelatud nimekirja alla tõmbab, see on globalapi.ad.xiaomi.com ja see faili nimi on me add blacklist config ja add on lühend sõnast reklaam, eks, advertisement, et mulle tundub neid serverite nimesid ja seda faili nime vaadates, et tegemist võib olla sellise filtriga, et milliseid reklaame Xiaomi enda sisse ehitatud äppides see telefon näitab. Ehk et kui keegi tahab osta Xiaomi muusika äppi mingisuguse või ma ei tea, panna sinna üles mingid laule stiilis vabastage Tiibet, et siis see telefoni enda rakendusest ei lase seda läbi. Või ma ei tea, kas sinna saab mingid bännerid osta, ma ei ole kursis. Võt ei tea ka, jah, see võib olla ka nii. Aga mida me nagu telefoni tarbija või seisukohalt võiks nagu vaadata, et mida see meile nüüd siis annab see kogu see teadaandmine, mida edukad ettevõtsid on see, et me võime osta igasugu asju ja kasutada ja võib-olla see ei muudagi meie igapäevast elu, kas me kasutame Hiina telefoni või Korea telefoni või Ameerika telefoni, aga tuleb arvestada, et tuleb nagu teadlik olla, et Hiinast pärit telefonid tulevad teisest riigist, teisest kultuuriruumist, kus on nagu oma väga ranged reeglid, tsensuur on seal igapäevane nähtus on ju ja see on sinna sisse ehitatud. Õnneks tundub, et nad nagu meie keelde veel ei tiku, aga ei maksa üllatuda, et see seal sees on. Ja just see küsimus, et kui turvaline on seade, mida sa kasutad, on saanud ebaõiglaselt vähe tähelepanu. Ehk me siin muretseme, et kas mingid rakendused, mis kuskilt poest tulevad või kas on turvalised või kas kuskilt tuleb viirus või me muretseme, et kui tugeva krüptoga ja kas üldse on mingisugused asjad, mis netis liiguvad kinni krüpteeritud. Ja see kõik on õige. Aga ärme jätta tähelepanuta, et ma võin krüptida ulmeliselt tugeva võtmega midagi ja saata sulle, Hans. Aga selleks, et sina seda lugeda saaksid, peab see sinu telefonis avatama, eks? Ja sinu telefon on selle krüptitud sõnumi ja sinu silmade vahel. See telefon peab oskama seda oma ekraanil näidata. Ja kui probleem on telefonis sees, mingil sügaval tasandil, siis ükskõik milline see krüptoga ei oleks, sellest ei ole mitte mingit kasu. Samamoodi me ju nägime, kui olid need Apple'i telefonid turvaaugud, mida need Iisraeli firmad ära kasutasid ja kus siin jälgiti muuhulgas ka meil sõbraliku Ungari ajakirjanikke ja nii edasi. See käis ju telefoni tasemel. Et telefonis on turvaauk ja kõik need Apple'i iMessage'id võivad olla nii krüptitud kui tahes, telefon võtab selle ikka lahti ja seal on probleem. Jah, sest keegi peab seda sõnumit lugema, kui see on mõeldud sulle, siis sa tahad seda lugeda ja kasutad selleks telefoni. Nii et aga teeme siia kohta pausi ja siis läheme edasi järgmise teemaga. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Digitund läheb nüüd edasi ja räägime korraks väga tüütust teemast, aastaid juba tüütust teemast, nimelt laadimisjuhtmed. Kunagi ammu olid igal mobiiltelefonil oma laadija, see oli juba Nokia ja Ericssoni aeg, mäletad ja Motorola, igal oma, siis kehtestati erinevatel Nokiatel olid veel minu meelest erinevad mingil hetkel. Pisike ja jäme, kohutav, see oli kohutav. Läheme kerime aastad edasi, tulid nutitelefonid ja siis tegelikult see olukord väga palju ei muutunud, sest nuputelefonide ajal juba tehti ühtne laadija, aga nüüd see, mis on ka andmevahetuseks olev kasutuskaabel, ikkagi on olnud, on micro USB, siis on Apple'il on Lightning, siis on tulnud osadel uutel telefonil USB-C. Euroopa Komisjon, kes on meil ikkagi siin meie kandis täidesaatva võimurollis, on välja pakkunud idee ja ettepaneku, et kõik elektroonikaseadmed
peaks kasutama siis laadimiseks ühte porti. Et asi puudutab mitte juhet ennast, vaid see, et mis seal juhtme otsas on, milline see pistik on, mis läheb telefoni või elektroonikaseadme sisse. Ja nemad ütlevad, et ei tohi olla nii, et on kõigil erinevad, vaid kõigil peaks olema üks ja seesama ja see on USB-C. See ettepanek muide ei puuduta, sa ütlesid kõik elektroonikaseadmed, siin on natuke kitsendusi. Enamus on nutitelefonid, tahvelarvutid, kaamerad, kõrvaklapid, kantavad kõlarid ja kantavad videomängukonsoolid, ehk siis nagu näiteks Nintendo Switch. Et need peaksid olema siis USB-C ka edaspidi ja välja jäävad nimekirjast väiksed kõrvaklapid, earbuds inglis keeles siis, umbes nagu AirPodid ja midagi sellist. Nutikellad ja kõik need aktiivsusmonitorid, need ei läinud sinna, sest nad on nagu nad on väiksemad ja nende kasutusmudelid ja kõik on nagu teistsugused, et kui ma vaatan oma nutikella, et kui keegi peaks USB-C augu veel kuhugi tegema, et siis oleks asi nagu päris imelik. Jah, et neil on tihti on kas siis mingi klemmid, kus kaudu laetakse või täitsa juhtmeva laadimine, aga mis iganes, kui te kujutate ette kuskil mingit laadimispesa, siis see peab olema edaspidi USB-C, on Euroopa Komisjoni ettepanek ja ütleme kohe ette ka ära selle, et see on praegu nende ettepanek, Euroopa Parlament peab selle heaks kiitma ja siis, kui seal läbi läheb, siis veel 24 kuud ehk 2 aastat on ülemineku aeg, et see ei juhtu homme. Aga ja me ei tea, kas põhimõtteliselt ja muide veel paar asja, mis sellega nagu kaasas veel käis, et enam ei tohiks karbis olla laadijad kaasas. Et osad firmad täna juba ei pane, aga nüüd lausalt ei tohiks, kaabel võib olla, aga seda seina otsa ei ole, et peaksid eraldi ostma ja kehtestatakse ka ühtne standard kiirlaadimistehnoloogiatele, milleks on siis USB Power Delivery, et kõik seadmed käituksid ühtemoodi ja kõik need laadijad ja seinaotsikud ja mis, ma ei tea, kuni kaabliteni välja, mis seal on, et need kõik on üksteisega nagu töötavad koos ja nüüd see, ma arvan, et enne kui me nüüd me ei peagi rohkem võib-olla nagu seda ettepanekut ennast kirjeldama, aga me võime kohe öelda, et see on saanud väga tugevat kriitikat ka Eestis. Ja põhjus, miks ta kriitikat on saanud, on see, et kardetakse, et see hakkab takistama innovatsiooni. Ehk et kui kogu tööstusharu lepib kokku, et Euroopa Liit nõuab USB-C-d ja siin see põhiline küsimärk on ju Apple, eks, et ega teistel ei ole oma laadijaid, kõik ongi täna USB-C, mis tuleb, välja arvatud siis iPhone'id. Apple'il endal on ka segadus tegelikult, sest enamus iPad või on nüüd juba kõik iPadid, ma ei tea, ma ei mäleta. On USB-C-ga. On USB-C-ga, arvutid on USB-C-ga, klapid on, sul on AirPodid, Lightning on ju, ja juhtmetele laadija ka. Aga telefonid on siis praktiliselt ainuke asi, mis on Lightning. Ja see Lightning on suur probleem, see on vana. Nagu me siin eelmises saates ütlesime, ta on USB 2.0 kiirusega, täiesti isegi üle-eelmise põlvkonna asi ja Apple peaks sellega niikuinii midagi tegema ja kõik on tegelikult oodanud juba aasta kui mitte 2, et ka iPhone'id läheksid üle USB-C-le. Et ma ei näe seal tegelikult mingit hirmsat nagu probleemi ja kui ma vaatan laual kõrvuti USB-C ja seda Lightning laadija otsikut, siis USB-C on, ma ütleks juukse karva võrra paksem. Ta on natukene paksem ja need põhiliselt, mis võib tekkida, on see mure, et kui keegi tahaks teha mingi väga-väga õhukese seadme näiteks, mille jaoks see USB-C laadija ots oleks liiga paks ja tahab tuua näiteks sellise telefoni välja, klaasi paksuse telefoni, aga võt, et siis tal on probleem. Selle innovatsiooni jaoks on tegelikult see sama ettepanek jätnud taga ukse, et kui sul on füüsiline laadimispesa, siis peab olema USB-C, aga see nagu reeglistik ei kata mitte kuidagi juhtmeva laadimist. Et nagu ütles komisjonis kõneisik, et seal on palju ruumu innovatsiooniks ja me ei pane sinna mingid reeglid ette, tähendab, et nagu sinu kirjeldatud stsenaarium, üliõhuke mingi seade, see on loomulik, et sinna ei mahu võib-olla USB-C, aga mis siis mahub? Mingi nõelapaksune laadimis, ma ei tea, pistik ju ka ei ole mõistlik, siis ongi see juhtmeva laadimine on see tulevik ja tegelikult sa ütlesid, et on mitu aastat räägitud USB-C-ga telefonist, iPhone'ist, aga sama palju räägitakse ka ilma üldse laadimispesata iPhone'ist, kus on ainult juhtmevad ühendused. Igatahes, suur küsimus on see, kui Euroopa Parlament selle heaks kiidab, mida Apple selle 2 aastaga teeb.
ma üldse ei välistaks seda, et nad hakkavad ka mängima sellist ülbet turuliidrit ja lohistavad jalgu ja müüvad edasi rahulikult oma lighting otsaga telefone. No kui nad ei tohi seda teha, siis nad vist ei saa seda teha, eks? Noh, trahvid jah. Seal selline mure. Mulle tundus jah, et see dokument paneb päris suure rõhu juhtmeta laadimise tulevikule. Sellest oli väga mitmes kohas seal pikas paberis juttu ja naljakas on muidugi see, et vähemasti hetkel juhtmevaba laadimise efektiivsus on kõvasti madalam kui kaabliga laadimise efektiivsus ehk palju rohkem elektrit läheb lihtsalt raisku, mis sellistele rohe eesmärkidele otseselt kaasa ei aita. Aga see põhiline mure ongi just see, et mis siis, kui firma X tahab teha innovatsiooni ja tuua välja palju parema ühenduse kui see USB-C. Kas on sellest veel paremat? Kas sa kujutad ette, et saab olla midagi veel paremat maailmas? Nii ei saa innovatsiooni teha, et me istume siin ja näpsuus ja mõtleme, et kas üldse saab parem olla. Ei saa. Alati saab olla parem. Et mis siis saab? Eks, et mis siis teha? Ja tõesti mulle tundub, et esimene variant on, et ei saagi. Et ei olegi, minu meelest hea näide on HDMI. Et see, millega ühendatakse telereid ja DVD-mängijad ja digibokse kokku. Et see standard on saanud aastate jooksul ju versiooni uuendusi, ta on läinud kogu aeg paremaks, aga ega ei ole nüüd ka midagi sellel tööstusharul jäänud, mulle tundub otseselt tegemata, sellepärast, et see HDMI meil on küll, aga tarbija elu on läinud ikkagi väga palju lihtsamaks. HDMI kaabel, HDMI seade, paned kokku, töötab. Et mulle tundub, see USB-C ka tulevik võib selles mõttes olla ikkagi väga pikk, et ta on täna vähemasti piisavalt kiire, teeb need asjad ära ja kui tööstusharu lepib kokku, et nad lähevad veel USB, mis iganes D peale või G peale, et siis Euroopa Komisjon tahab enda kätte seda otsust, et milline see standard, et millised standardid veel on okei tulevikus. Ehk seal oli kirjas, et nad tahaksid seda just nimelt komisjoni kätte, mitte jätta seda kuhugi laialt õhku õljuma, et kes ütleb näiteks, kui tuleb mingi uus ja parem asi, et jah, see sobib. Ja mulle tundub, et nad tahavad seda enda kätte sellepärast, et siis nad saavad väga kiiresti otsustada ilma parlamentide ja mingite sadade ametitega seal vahel, et mis on okei ja mis ei ole. See on teatud ohukoht, ma olen nõus. Ja hetkel muidugi nad reguleerivad lihtsalt Apple'it. Mitte ükski muu firma sinna minu meelest sisse ei käi. Aga ütleme, need ohukohad, mis sa ütled, on jumala väga õiged, me ei saa vastu vaielda, aga üldises pildis on jube hea, kui see asi läbi läheks, ütleme 90% tarbijatest, võib-olla enamatele ka, sest et USB-C on lihtsalt nii universaalne asi ja kui me elektroonika töötaks ühe kaabliga, see oleks, lihtsalt elu oleks nii palju parem. Ja tegelikult ka Ameerika tarbijad, kui ma kuulan Ameerika podcast'e, siis neil alati kui iPhone'ist juttu tuleb, siis number 1 ootus enam-vähem oleks see, et palun pange USB-C, et kaua me jamame selle lightninguga. Nii et mulle tundub, et sellises mõne aasta perspektiivis kindlasti, võib-olla isegi mitme aasta perspektiivis oleks täitsa hea otsus. Nüüd see küsimärk on see, et kuidas lahendatakse see, et kui keegi tahab tuua hüper-super mingi parema kaabli, et siis ta ei tohi. Ja ma loodan, et selle aja peale, kui see asi peaks üldse seaduseks saama ja kui ta läbib kõik need astmed, Euroopa parlamendid ja igasugused muud asjad, et see mehhanism, mingi loogika kirjutatakse sinna sisse või kas näiteks erandite mehhanismine, et kujuta ette, et ma tahan tuua näiteks välja mingi Pro telefoni, mis salvestab videot nii suurte failidena, et ma näiteks tahan sinna külge panna isegi USB-C-st kordades kiirema mingi teist laadi ühenduse. Et siis ma näiteks ei tohiks seda praegu teha, aga äkki ma peaksin saama erandi. Et kui sellised mehhanismid õnnestub tekitada, siis ma ei näe tegelikult väga suureks draamaks põhjust. Selge, aga meie läheme siit väiksele pausile ja siis räägime edasi tervise tehnoloogiast. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Digitund läheb edasi ja me nüüd räägime millestkist uuest, mis on nii uus, et ei mina ega Henrik ei ole seda veel ise proovinud ega katsunud, aga huvi selle vastu on vähemalt minul ja sellepärast on meil saates nüüd külaline, kelleks on Siim Teller, Eesti staažikas, kes sa oled kõik Siim, startupidest käinud ja igat pidi läbi kõike teinud, aga ma ei taha sellest rääkida, ma tahan rääkida, et sa tunned huvi ka
sellise fitness tehnoloogia vastu. On nii? Jah, tervitus. Tõesti on nii, kuna sporti meeldib teha, siis vahepeal ikka igasugused vidinad aitavad motivatsiooni hoida. Ja mul jäi tööalaselt jäi silma üks uudis, et Soome ettevõtte nimega Veri kaasas rahastuse. Nad muuseas tegelevad ka verega, et panevad inimesele külge väikse sensori, mis mõõdab glükoosi taset veres. Alguses ma ehmatasin korraks ära, et mis mõttes, et mingi nõel istub kogu aeg käes, aga tegelikult on neil päris kaval süsteem, kus sensor kinnitub liimiga nahale ja keha sees on üsna paindlik väike vibur nii-öelda, kus siis jooksvalt mõõdetakse seda. Ja telefonis on äpp, kus sa saad pidevalt vaadata, et kuidas see, mida sa sööd, trenni teed, magad, sinu veresuhkrut mõjutab. See on mõnes mõttes hirmutav ja mõnes mõttes ei ole põnev. Hirmutav sellepärast, et on nagu kõlab, et see on üks samm edasi sealt, mida praegu meie nutikellad teevad. Mida viimase põlvkonna kellad teevad on peale igasugu pulsside, need mõõdavad ka näiteks verehapnikusisaldusteks, mis on kasulik näitaja siis, kui sellega on halvasti lood. Minu arust see ei näita midagi, kui asja on hästi, eks. Aga see Soome startup see nüüd läheb ühe sammu võrra edasi, et nagu sa just ise ütlesid ka, see kõlab nagu hirmsalt, et nad lähevad nagu poevad naha alla lausa. Räägi meile riistvara poolest kõigepealt, miks või kuidas see asi töötab ja siis räägi, et mida sa sellest teada saad. Ja kui sa selle ostad, siis nad saadavad sulle koju hästi kiiresti, kus juures sensor, mis on umbes paar sentimeetrit läbimõõduga, kinnitub käe taha küljele, ise kodus aplikaatoriga paned selle endale, suhteliselt lihtne protsess. Ja sinna soovitatakse kleeps peale panna, et muidu tõmbad T-särki selge, et serva taha või kuskil isegi uksepiidu taha, et üks mul rebenes niimoodi välja varem. Et see oht on olemas, et ta on tõesti unustatud ära isegi käterätiga vannist tulles, kui tõmbad maha kogemata. Ja siis on jah, et paaritad selle äpiga, mis telefonis istub ja siis edaspidi vähemalt iga 8 tunni tagant peaks seda skännima, et nii kaua suudata siis meeles pidada infot. Kas seal käe küljes, see sensori küljes on ta siis nagu akuga mingi Bluetoothi ühendus sees? Jaa, tal on 2 nädala jagu, ma ei teagi siis, kas probleem on aku või mingisugune mõõtmisapparatuur seal sees väsib ära, et ei suuda kauem mõõta, et 2 nädala pealt tagant peaks selle välja vahetama. Loomulikult see Veri müüb seda siis tellimusena, et sa saaksid pidevalt uue jublaka. Mina tunnistan ausalt, et oli esialgu eksperimentaalne huvi, et tegin ühe sükse sutsaka ära, siis oli pikk paus, siis tegin järgmise. Kuna elustiil vahepeal muutus, et tahtsin näha, et kas see muudab ka kuidagi tulemusi. Kas elustiil selles mõttes, et sa hakkasid paremaks või jäid kehvemaks inimeseks? Ma hakkasin paremaks, mul oli esimest korda, kui ma selle endale peale panin, siis mul oli just põlveoperatsioon olnud, et ma nagu nii palju ei liikunud. Ja aga oli siis näha ka tulemustesse, et muutus midagi või? Tegelikult ei olnud või võib-olla ma ei oska seda hinnata. Need tulemused mõnikord on väga panevad kukalt kratsima, et ühesõnaga, mida äpp näitab on see, et kuidas siis su glükoosi tase veres liigub. Ja siinkohal ma pean ütlema, et ma ei ole arst, ma ei ole ekspert, et ma räägin sellest nii, nagu mina aru saan, kuidas äpp mind õpetab. Kui see äpp päris hästi on ka sükse haridusliku poole peale teinud, et tal on terve pikk seeria siis tilluksi TikToki-laadseid õppetunde, et enda keha ja tervise kohta rohkem teada saada, et see mulle hästi meeldib. Aga jah, et eesmärk on siis et sul oleks suuri kõikumisi selles, et kui jood 2 liitrit Coca-Colat ära, et siis sul siis viskab üles ja viskab kohutavalt üles ja tegelikult ise ka vahepeal tunnevad, et ma millegipärast tõused väsisin ära praegu, et mis juhtub, ma skännin seda vaatan, et tõepoolest, et pool tundi tagasi ma sõin paki komme ära, et kui varem oli selline kõhutunne, et võib-olla see on halb, siis nüüd sa oled palju teadlikum sellest. Aga mõnikord jah, nagu üllatuslikult, et omast arvast ma söön mõistliku koguse mingisugust toitu, mis ma arvan, et peaks olema tervislik, aga see teeb ka selle hüppe sisse, et võib-olla ma ise, mis ma olen õppinud, et ei tasu nagu paanikasse sattuda, kui need sellised suured kõikumised tulevad, et rohkem, et ikkagi nagu päeva peale enam-vähem oleks ja see distsipliin minu jaoks on kõige olulisem just, et ta aitab meeles pidada, et ei käi kogu aeg snäkkimas, sest need joonistavad sealt ilusti välja
ja jah, et nagu palju teadlikum toitumise osas, mis mulle sobib. Kui täpne see on, et võib-olla need suured kõikumised on lihtsalt sellepärast, et see tehnoloogia ikkagi ei ole päris küps veel ja ta näitab aiateibaid sulle? Vot, seda ma ei oska kommenteerida. Et mõnikord on hästi selge, et ma tunnen, et oledki kas väsinud, et kas on veresuhkurus hästi madalale langenud või väga kõrgele tõusnud. Et siis ma oskan selle väga selgelt kokku viia. Teinekord sööd ära, see neid hüpped tegelikult enesetunne on täiesti hea. Aga seal ongi, neil on hästi aktiivne foorum ka, kus nad ise osalevad ja kus need inimesed siis nagu kirjutavad, mis nad enda kohta õpivad. Ja ma nägin hiljuti ühte postitust, kes ütles, et tema suudab need spike'id või hüpped praktiliselt ära kaotada, kui ta kohe peale söömist teeb mingisuguse liikumise, läheb kõndima näiteks. Et siis see nagu neutraliseerib, aga see ilmselt ka hästi individuaalne. Aga see sensor on ikkagi nagu füüsiliselt sul seal verejoontes kuidagi sees, kas see on nagu nõelapadjak ja sa tunned seda, kui sa selle endale külge paned või mis asi see on? Ma tunnen seda panemise hetkel, ma võin pärast Twitterisse postitada pildi sellest, sest on tõesti nõel, mis alguses läheb sinu kehasse, aga siis see nõel tõmmatakse välja, see nõel süstib siis selle sukse pehme, ma ei oska seda kirjeldada, see ei ole päris niit, aga natukene hambaharja, ühe selle harjas ja laadne asi, et kui välja tõmbad, siis see tuurida pärast. Ja see istub sul kogu aeg sees, aga seda ei tunne, et ma olen täiesti ära unustanud. Mingit haava siis nagu ka ei jää, mädane ma ei lähe, kui mingi valesti teed. Välja tõmmatus vist on see väike tillukene, selline punane täpp näha võib-olla paar tundi, siis kaob ära. Rohkem on see kleepsust tulenev, kleepsurõngas on nüüd käe peal mitu päeva. Ja, see veresuhkru mõõtmine on olnud ju suurtele tehnoloogiafirmadele selliseks kättesaamatuks unistuseks on ju aastaid. Et Google tahtis siin vahepeal vist kontaktläätsedega mõõta mingist silmavedelikkust ja on siin räägitud kuulujuttu, et Apple'i juht Tim Cook on käinud ei tea kui kaua ringi Apple Watchiga, mis mõõdab veresuhkrut ja kogu aeg nad põrkavad mingite probleemide otsa ja üks probleeme on just seesama, et need sensorid väsivad ära mingil hetkel, et nad mõõdavad teatud aja ja siis enam ei mõõda, ja kuidas sa siis seda teed ja ilmselt nad kardavad ka seda juriidilist poolt ikkagi, et kui Apple ütleb, et pane midagi oma naha sisse, et siis tõenäoliselt riikides, kus kohtusse, rikaste firmade kohtusse andmine on omamoodi elustiil mõnede inimeste jaoks, et sealt võib nagu õudsaid jamasid tulla. Ja sina oled nüüd seda Soome idufirma oma katsetanud, nende riskid on ju väiksemad ja idufirma nagu amet või töö ongi teha asju, mida teised ei saa või ei taha või ei julge teha. Et kas sa näed, oled sa nagu positiivselt meelestatud, et sellest nagu päriselt saab asi või see on ikkagi veel nagu väga mitme suure sammu kaugusel? Ma arvan, et see juba on asi. Et see oli ainus alustav ettevõte, mis sellega tegeleb USAs. Neil on vähemalt üks suur konkurent, ma olen kindel, et ka mujal. Et need sensorid tegelikult, mis kasutavad, ei ole neil enda välja töötatud. Need on mingid Prantsuse suure meditsiini ettevõtte omad. Et nende pool on pigem siis äpp ja see tarkus ja see pool. Et selles mõttes see ei ole uus, nad lihtsalt siis võib-olla teevad seda kättesaadavamaks nii-öelda see, et see on niisugune veebist lihtsasti tellitav subscription teenus, väga hea kasutajakogemus siin ümber ehitatud community, mis siis üksteist motiveerib. Et see on pigem võib-olla see uus asi. Kas see nüüd on viimane lahendus, mis jääb, on raske ütelda, et ja võib-olla selle koha pealt, et kas neil on hirm, et tulleks üteldaks, et see valetab mulle või näitab täpselt. Minu arvates nad ütlevad ka, et see ei ole meditsiiniline teade, et see pigem niisugune elustiili seada nii-öelda täna, et nad vist ei julge nagu ka mingitest piiridest üle minna oma väidetega. Aga kui neil kodulehel lugeda natuke materjali, siis nad ikkagi alati viitavad teadustöödele. Et see on nagu tõsine asi taga. Kas sa näed, et see on see nagu igaühe jaoks vajalik asi? Või ütleme, kas sa, kui sa oled nagu pigem sportlane või kui sul on, ütleme, meditsiiniline näidustus, et sa pigem tahad teada, mis su veresuhkru tase on, kas siis peaks olema see või ta läheb ühel hetkel kuskile sinna, kus meil on täna nutikell, mis ütleb su pulssi ja mingid muid põhinäitajad, mis on igaühele nagu vajalik jälgida. Et kui kaugele me oma keha jälgimisega lähme? Ja, ma arvan, et see on neile inimestele, kes oma tervisest huvi tunnevad, võib-olla keskmist natuke rohkem täna. Et olgu see siis kas positiivsed põhjustel nagu mina, et ma teen palju sporti, mind huvitab, mis mu kehas toimub, või neil, kes võib-olla on oma kaalu pärast mures või on perekonnas on diabeeti, et see
glükoositasemel monitoorimine aitab võib-olla sellist diabeedieelset seisundit tuvastada ja siis vastavalt ka elustiili muudatusi teha. Ja jah, et need kaalu, diabeedi ja kuidagi tervisliku eluviisi teemad on ilmselt põhilised, mis inimesed sinna juurde tõmbavad. Ja soomlased tundub, et mul tuleb meelde, et seal on ju pärit Soome lahe põhjarannikult on pärit ka nutisõrmus, eks, Oura, ehk siis soomlased nagu on kuidagi sellises see on biohäkkerlus on, et sa püüad oma keha pidevalt mõõta ja jälgida, nad on selles kuidagi eesrindlikud. Ja polari kellaseks ja suundu, jah. Kas ei olnud ka Funderbeamis mingisugune kampaania, kus üks Soome nuti võimlemiskepp üritas raha kaasata. See oli niisugune, ma ei tea, meetrine toigas, mis on siis ka sensorid täis ja millega sa saad harjutusi teha. Läheb ka sinna tervise ja riistvara ja nuti teemanduse alla. Olgu, aitäh Siim Teller sul saatesse tulemast ja infot jagamast, hoiame sellel valdkonnal kindlasti silma peal. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Digitund läheb nüüd edasi ja me jõuame veel rääkida enne saate lõppu mõnest huvitavast teemast. Esiteks, kõigil, kellel on iOS operatsioonisüsteemiga seadmed, eelkõige siis iPhone'id. Uus tarkvara on väljas, iOS 15, ja ühe väga veidra, ütleks imeliku lähenemisega. Et vanasti on tulnud uus tarkvara põlvkond, mis tegelikult sisaldab väga palju turvauuendusi, sisaldab ka uusi võimalusi, on tulnud suure märguandega, et uuenda oma telefoni tarkvara. Aga nüüd ilmub ta sellise nii-öelda valikulise väikese kirjana, et muide, saadaval on ka uus iOS 15. Ta nagu eeldab sinult nagu palju suuremat tahtlust, et see asi ära teha. Aga mina soovitaks küll kõigile, et uuendage oma telefonid ära. Mis on sel aastal uuendusi? Peamine asi on võib-olla see, et telefon püüab nüüd olla targem selles osas, et kuidas sa oma aega juhid, et sind ei segataks, kui sa oled hõivatud millegi muuga. No kogu aeg on saab võimalik panna telefon režiimile, et ära mind sega. Nüüd on see nii-öelda fookusrežiim veidi selline laiem, et sa saad näiteks, kui sa tegeled tööga, sul on kalendris mingisugune tegevus, tegeled muude asjadega, siis sa saad määrata ja ka anda oma sõpradele ja kontaktidele teada, et kuule, ta praegu ei pruugi vastata, kuna ta on fookusrežiimis. See on väike asi, aga võib-olla see on kasuks selleks, et kui sa tahad mitte olla kogu aeg nendest teavitustest häiritud. Ja fookusrežiime saab ju teha tegelikult erinevaid vastavalt sellele, millega sa hetkel tegeled. Popimad näited on, et sul on mingi tööfookus ja trennifookus ja vaba aja fookus ja siis sõltuvalt sellest, millise sa valid, et siis need äpid, mis sul koduekraanil näha on, sa võid ise valida, et milliseid äppe sa tahad näha, kellelt, milliseid teavitusi sa tahad näha, saad otsustada, mis kell see mingi fookus sisse lülitatakse ja mis kell ta välja lülitatakse. Mulle tundus see kõik kohutavalt keeruline. Et ma pean hakkama kuidagi kvantifitseerima oma elu, mis niigi on kodukontori tingimustes, ma ei saa ise ka aru, kas ma töötan või järgmine minut ma tegelen kuskil lapsega ja siis ma ei tea, tahan võib-olla Instagrami korra vaadata, et minu elu sellistele rangetesse raamidesse vähemasti nagu ei mahu, et ma kasutan küll väga tihti seda Do Not Disturbi, mis on lihtsalt üks nupuvajutus, kui ma ei taha, et mind segatakse, ma lülitan selle sisse. Saab lülitada ka ainult tunniks ajaks ja see on ju vana asi juba, see ei ole nüüd ja toimib väga hästi. Mina ei suutnud seda fookust küll kuidagi enda jaoks tööle panna. Eks seal on võimalus veel lisada ka seda, et sul näiteks teavitused ja igasugused teavitused tulevad läbi ainult mingisugusel teatud perioodidel päeva jooksul, mitte kogu aeg reaalajas või ütleme iga tunni aja tagant või lõunaks, mis on ka mõeldes huvitav. Aga jõuame asja juurde, mis on nüüd päriselt tõeliselt maailma muutev muudatus, mis inimesi on vihale. Kui sa avad Safari ja hakkad brausima, siis see aadressiriba, mis lehele sa tahad minna, ei ole mitte enam üleval, vaid all. Ja nii palju inimesi ma olen lugenud, kes ütlevad, et see on täielik saast ja õudne, ma ei harju selle kunagi ära. Ja teised ütlevad, et see on hea ja mina kuulun sinna teise gruppi küll, et ma hoian telefoni ju käes, mu pöial, sõrmed on telefoni all ääres ja kui teed lahti siis brausimiseks, siis mul on kohe pöidla juures on see aadressiriba ja klaviatuur ja otsingu kast, et ta muudab natukene, pöörab pea peale
interneti surfamise. No Windows Phone'is oli see algusest peale nii ja väga meeldis. Ja. Õige. See on üks vana asi, üks vana hea idee, mis on tulnud uuesti tagasi ja mulle ka meeldib see. Kuigi ma panin tähele, et minu see lihasmälu ikkagi vajab treenimist, et ma olen nii harjunud sealt ülevalt seda otsima. Aga nüüd nädalakesega on tegelikult läinud juba nagu täitsa korda. Ja live text on, ma natuke proovisin. No see on ka asi, mis on Androidis olnud küll ammu juba olemas. Sa näitad pildi pealt või kaamera pildi pealt on telefon suuteline ära tundma teksti, telefoni numbreid. Saad seda seal otse märgistada, copy-paste'ida kuhugi sõnumitesse sisse. Selline pisike asi, mis... Aga üldiselt ma ütleks, mis me räägime, suht kosmeetilised uuendused, põhimõtteliselt seal jooksvad asjad, turvauuendused ja asjad, mille pärast tasub alati igas uuendused ära teha, aga midagi eriti elus ei muuda. Ja midagi halvemaks ka nagu ei läinud, et selles mõttes ma ei näe põhjust ka, miks mitte uuendada. Ma jätaks selle roboti teema järgmisesse saatesse, kuigi me alguses välja lubasime, et saab pikemalt rääkida, aga saate lõpuks võiks sulle ära, kuidagi ma arvan, oma vaatepunktist nagu rahulikult selgitada karikatuuri küsimust. Ehk et Postimehes ilmus karikatuur, mis oli juhtkirja kõrval, mis rääkis Vene valimistest ja Venemaal olid ka nüüd siis e-hääletus oli esimest korda ja Venemaa valimiste, nii paber kui e-hääletuse usaldusväärsus tõenäoliselt on küsimärk meile siin läänes. Aga loe see karikatuur ette ka, see on ikkagi... Selle peal on orav ja 2 arvutit, üks on Venemaa lipu pildiga, teine on sinimustvalgega ja orav istub siis sinimustvalge taga ja ütleb, sul on see tekst ees, Hans? Jaa, mul on see tekst ees, orav ütleb, et teeme nüüd ikka vahet, kui Venemaal saab üks erakond ebaloomulikult palju e-hääli, on see väga paha. Aga kui sama meil juhtub ja hiljem kõik jäljed kustutatakse, nimetatakse seda demokraatiaks. On siis nutikas orav. No pilge selle kohta, et mis see siis pilge on? Pilge on vist selles, et me kritiseerime Venemaal toimunud e-hääletamist, kus võimuerakond saigi väga palju hääli. Aga viidatakse, et Eestis on ju asjad ka samamoodi ja jäljed kustutatakse. Miks me sellest räägime, see ka ajas ikkagi harja punaseks väga paljudel erinevatel inimestel, kes on lihtsalt e-hääletamise poolt, kes ei salli, kui sa pilad Eesti e-hääletamist ilma, et su siis midagi nagu argumenteeriks. Miks sa arvad, et Eestis on see sama? On ju? See e-riik on eestlase, ütleme osade eestlaste jaoks praktiliselt religioosse väärtusega. Eks see on, mäletame seda Taani karikaturisti, kes hakkas saama suuri ähvardusi, kui ta prohvet Muhamedi kujutas. Eks. Meil on umbes sarnane olukord, aga põhjus on selles, et eka see e-riik on maailma mõistes üks väheseid asju, mis Eestil on. Eks peale selle on meil siin soo ja üks 300-meetrine mägi ja mõned inimesed, eks. Et see e-riik on meie märk ja ma saan aru sellest. Ja asi ei ole minu meelest sellest, et me ei võiks selle üle nalja teha, minu meelest me lausa peame ja veelgi enam minu meelest me peaksime palju rohkem e-riigi probleeme kritiseerima. Ja nagu näha, me leiame sealt turvaauke igasuguseid viimasel ajal ja küll ei osanud me järjekorrasüsteemi teha vaktsineerimisele ja ei ole üldse kõik asjad hästi, aga ütleme täiesti ebatõestel alustel sellised vihjed teha, ma arvan, et see on see, mis tekitas selle probleemi, et sama hästi oleks võinud nad seal ju kirjutada, et või kuidagi vihjata, et ma ei tea, Jüri Ratas on lapsepilastaja või Kaja Kallas on korruptant, varas ja valetaja on ju, või ükskõik mis asju, eks. Et siis sa loed seda ja mõtled, et miks nüüd nii või et mis jutt see on, et mis selle alus on, et lihtsalt ajakirjandusvabadus on väga oluline, aga see miks ja kelle üle see nalja teed, et see küsimus võiks olla ka vastatud. Just, nii on ja nagu sa ütlesid, ka e-hääletamine ise Eestis nõuab kriitikat ja nõuab aru saama, et kuidas seda paremaks teha ja kuidas seda teha veel läbipaistvamaks, et seda auditeeritakse ja see on matemaatiliselt tõestatud, kuidas see käib, aga see ei tähenda, et me ei peaks nagu pürgima, et äkki saab seda asja paremaks teha, aga see ei saa käia sellisel moel, et ütleme, et see on täpselt sama nagu mõne teise riigi sellised naljavalimised, et see peab ikkagi millelgi põhinema see kriitika. Meie saade on tänaseks läbi, aitäh kõigile kuulajatele, olge meiega jälle koos järgmisel nädalal, sest siis on meil jälle palju põnevat rääkida. Digitund.
digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia.